inspiratsiooni ja motivatsiooni laeng vol 5. Minu nimi on Roland Toko, olen Eduakadeemia üks asutajatest. Ja üks küsimus, mida kriisiküsitluses inimesed küsisid, on kuidas säilitada usku ja positiivset meelt tänases olukorras. Väga hea küsimus, väga oluline küsimus ja üks lahendus sellele on see, et mida inimesed tihti teevad, on see, et nad lähevad sellesse mentaliteeti, et elu juhtub minuga. Et mingid asjad juhtuvad, midagi läheb halvasti ja see kuidagi viib mind valesse suunda ja millegipärast asjad ei lähe päris nii, nagu ma tahan ja nii edasi. Tegelikult meil inimestena üks asi, mis on selline hea vaade, mida on Anthony Robbins, üks maailma tuntumaid selliseid koolitajaid ja sellist tulemuste nõuandjaid, öelnud on see, et elu juhtub alati meie jaoks. Et elu juhtub, alati on mingi põhjus, miks mingi asi sinuga juhtub ja see tegelikult aitab sind kuidagi edasi. Ma tean, et seda on väga raske näha, aga ma jagan sulle ühe loo. Ma olin ühel hetkel sõitmas Tartust Tallinna poole ja ma sõitsin siis autode kolonnis, minu ees olid mõned autod ja ma tahtsin tegelikult nendest mööda saada, sest nad sõitsid aeglasemalt. Ja ühel hetkel tuli selline kõrval teine rida, täna Tartu-Tallinn maanteel on tekkinud kohad, kus siis ei ole nagu neljarealine, aga on vahepeal ühel pool kaks sõidurida, et saaks möödasõite teha ja siis vahepeal teisel pool. Ja kui ma sinna jõudsin, siis ma tahtsin nendest mööduma hakata, aga minu ees olev auto hakkas ka mööda sõitma. Ja ta sõitis väga-väga aeglaselt neist mööda. Ja ma olen üldiselt väga-väga sellise rahuliku olemisega ja ma olen enda sisemist sellist tundeid, asju suudan taltsutada üsna hästi, aga ma tundsin, kuidas sees hakkas midagi keerama, midagi üles tulema, et miks ta nii aeglaselt sõidab ja miks ta minu ette pidi tulema ja nii edasi, nii edasi. Ja kui me jõudsime selle siis kahese rea lõppu, kuna see on hästi lühike, siis mina ei saanud temast enam mööda. Ja ma pidin tema taha jääma sõitma ja siis oli veel, et miks ta niimoodi minu ette siia jäi niimoodi passima ja väga nõme. Kui ma sõitsime natuke edasi, siis ma tegin tast möödasõidu ja sõitsin edasi ja ühel hetkel ma nägin, et mul hakkas punane õlituli põlema. Kui sa ei tea, mida see tähendab seda, et peatu nüüd. Põhimõtteliselt tähendab seda, et peatu kohe nüüd. Mina seda sel hetkel ei teadnud, aga ma sõitsin edasi ja ühel hetkel ma siis läksin bensujaama, õnneks oli lähedal ja ma valasin õli juurde ja kõik oli korras tegelikult. Aga ma sain hiljem teada, et see tuli tähendab seda, et peatu kohe või muidu võib sul mootor kokku joosta. Ja kui ma hakkasin tagant järgi vaatama seda olukorda, see auto, kes minu ette siis jokutama jäi, kui ta ei oleks minu ette tulnud ja kui ma oleks pidanud temast möödasõitu tegema, siis tõenäoliselt ei oleks sellel hetkel see õlituli põlema läinud, sest ma pidin kiirendama tast mööda. Ja kui ma ei oleks seda möödasõitu sellel hetkel teinud ja see õlituli ei oleks põlema läinud, siis tõenäoliselt ma oleks sõitnud mööda nendest bensujaamadest ja ma oleks juba väga palju kaugemal olnud ja see õlituli oleks läinud tõenäoliselt põlema kusagil seal, kus mul ei oleks olnud võimalik bensujaama minna ja endale lisaõli osta. Mis tähendab seda, et suure tõenäosusega oleks selle auto mootor kokku jooksnud. Et ma olen väga-väga tänulik, et see auto sinna minu ette jokutama jäi ja ma pidin tast mööda sõitma hiljem. See on üks viis, kuidas vaadata iga olukorda oma elus. Ma tean, et tänases olukorras on võib-olla palju keerulisem ja palju suuremad probleemid ja nii edasi, aga kui sa suudad hakata väikestes asjades nägema seda, kuidas see tegelikult sinu jaoks juhtub, siis sa suudad seda ka suuremates olukordades. Ja täna minu jaoks on see, et okei, algas kriis, algas väga palju muutuseid ja selle juures minu küsimus on see, et kus on võimalus, kuidas ma seda enda jaoks on pöörata, sellepärast et iga muutusega on selline hea ütlus Robin Sharma poolt, et muutus on alguses raske, segane keskel ja imeline lõpus. Nii et me oleme selle raske alguse juures, kus muutus on toimunud ja me liigume sinna, kus on segane olukord, et mis saab edasi ja mis kõik juhtub ja mida veel kõik võib toimuma hakata.
aga usu mind, lõpuks ühel või teisel moel see sinu jaoks, see muutus saab olema ilus. Ja usu sellesse ja näe seda, kuidas elu juhtub alati sinu jaoks, mitte sinu vastu. Ja usu mind, see muudab sinu olemist nii endal kui ka teiste inimeste jaoks oluliselt mõnusamaks. Kui sa tead kedagi, kes peaks seda videot nägema, siis ole ja jaga seda temaga ja näeme juba järgmistes videodes. Tšau!